Tere! Võib-olla oled juba vaadanud minu väikest vestlussaadet numbrite keele Merikesega, kus siis analüüsisime minu sünnikaarti ja lobisesime muud üht-teist ka. Ja selle vestluse käigus siis pakkus Merike välja võimaluse, et ta võib ka minu kanalile külla tulla. Ja nüüd ongi siis kokku lepitud, et 4. augustil tuleb ta Eimi Kitsune tarotuppa. Ma praegu jätan veel selle meie põhivestlusteema üllatuseks, aga kõigil minu kanali vaatajatel on võimalus siis numbrite keele Merikesele küsimusi esitada. Saate selle postituse alla siia kirjutada või siis kutsun teid üles Eimi Kitsune tarotuba siis Facebooki suletud gruppi liituma, kus siis on ka mul üks postitus, kus seesama üleskutse on üleval ja sinna alla saab siis ka neid küsimusi esitada. Et vaatame, kui palju me siis jõuame vastata. Ja tahan tänada kõiki eraladumise tellijaid. Olen siin mitu päeva usinasti toimetanud. See on väga meeldiv olnud. See on ka mulle palju kogemusi andnud ja nii armas on tagasisidet kuulda, kui kas mingi taipamine, rahu või teadmine nendest on tulnud ja see on ka minule palju rõõmu pakkunud. Aga täna on kaduneljapäev. Kasuta seda võimsat väge, kui sa tahad midagi oma elus puhastada, välja saada, mõtetesse selgust tuua. Ja mis sa arvad, mis on kõige parem viis, mida kaduneljapäeval teha? Alusta millegi koristamisega. Kui sa tervet tuba või tervet maja ei jõua enam ära koristada, sest kell on juba õhtukandis, siis tee kas üks lauasahtel korda ja tunneta, kuidas su mõtlemine selgemaks muutub. Kindlasti mõne aja pärast ma tulen ka võib-olla kaartidega uuesti siia teie ette. Võite siia postituse alla ka panna ideid, missugust kaardiladumist te kõige rohkem ootate. Kas teile meeldivad pigem need mitme variandiga lugemised või siis seda tüüpi, nagu ma viimasel ajal paar viimast ladumist olen teinud, kus ei pea siis nii-öelda gruppi valima, vaid on üldkollektiivne mingisugune sõnum. Anna teada ja järgmiste kohtumisteni!